selliseid asju, kus Eesti tol hetkel peaaegu, et nii-öelda valge varesena läks proportsionaalsele ehk siis võrdelisele, kui me armastame rääkida eestikeelsete sõnadega, räägime siis võrdelisest tulumaksust, kuna Keskerakond tahab rääkida astmelisest, mitte progresseeruvat tulumaksust. Hästi, räägime meie siis võrdelisest tulumaksust. Siis meie olime mitte liberaaldemokraatlik partei, kes oli küll meiega koalitsioonis 92. aasta valimiste järel ja Reformierakond veel ei olnud sündinud. Aga meenutame nagu seda, meie olime need, kes viisime majandus õiglasele alusele ja see, mina nimetan seda kindlasti õiglaseks aluseks. Kindlasti on võrdeline tulumaks õiglasem, kui see on astmeline või progresseeruv või mis iganes, kus inimest karistatakse selle eest, et ta on edu. Kindlasti on see õiglane. Ja see on see konservatiivne põhimõte, milles minu arvates Eesti on oma edu saavutanud. Mitte millelegi muu meie edu ei põhine. Võrdleme ennast kaootiliste ühiskondadega, mis on peale 91-92 aastat üritanud erinevaid eksperimente teha. Suhteliselt valutult on need eksperimendid läinud meie naaberriikides, Lätis ja Leedus, aga valulisemad kui meie. Aga ikkagi valulisemad kui meie. Ja miks? Ja mina hindan seda, et nad on olnud rohkem otsingute teel kui meie. Meie oleme hoidnud oma põhimõttest rohkem kinni ja selle tõttu ka edukad olnud. Või kui me vaatame SRÜ-d või eks-Jugoslaaviat, SRÜ-d me teame oma kogemustest võib-olla paremini, aga kui me võtame sellised riigid nagu Makedoonia, Montenegro,